Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme ja EKRE Riigikogu fraktsiooni juht, tere tulemast meie saatesse ja me palume sul väikest kommentaari, mis jäävad siis seda kevadist Riigikogu istungjärku meenutama. Et kui uut aastat ikka tervitatakse sõnadega, et algab uue hooga, et kas sina oma poliitilise kogemusega lootsid, et hakkab kõik uue hooga või ikka läheb edasi vana looga? No ei ole paremaks küll läinud midagi. Uue aasta tulekuga ei olnud ka kellelgi minu meelest väga suurt optimismi, et 25 aasta tuleb kerge või läheb paremaks ja tingimused ei ole läinud paremaks. Valitsus on ikka sama. Kui nüüd kevadistungjärku siin võtta mingit sündmust ette, siis ju valitsuses toimus nii-öelda remont, meil tuli nii-öelda parempoolne valitsus. Kõigile oli selge, et see on puhas silmamoondustrikk, et sellega üritatakse avalikkust jälle lolitada ja näha on, et ega avalikkus ei läinud õnge. Aga jätkuvad maksutõusud, jätkub majanduslangus, jätkub inflatsioon, jätkub sõjaga hirmutamine, inimeste stressi ajamine, jätkub immigratsiooni soodustamine. Nii et kõik need asjad, mis on juba mõnda aega olnud, lähevad edasi ja taustaks muidugi see, et ega siis Riigikogu opositsiooni tasalülitamine või ülerullimine toimus juba ju 23.–24. aastal ära. Nii et ega siin Riigikogus on võimalik ainult mingitele teemadele tähelepanu juhtida, mingisuguseid probleeme avalikkuse ette kiskuda nii palju kui võimalik, aga meil ei ole võimalik tänases Riigikogu matemaatikas valitsuse tegevust takistada. Et võtame siin kuude kaupa järjest, et jaanuaris vanutati Ameerikas presidendiks Donald Trump, kes oma esimeses kõnes ütles kohe välja, et nüüdsest alates on kaks sugu, mees ja naine. Ja ometi tuli, jaanuaris Kristina Kallas teile Riigikogus vastama arupärimisele põhikooli õpikute sisu kohta ja teatas, et sugusid on üle 20 ja koolis kõik siis õpilased peavad seda innukalt õppima. Et meenuta, mis tundega sa olid seal Riigikogus seda juttu kuulates? No ma isegi enne meenutaksin seda, et mis tundega ma olin Ameerikas. Ma käisin Trumpi inauguratsioonil ehk Trumpi ametisse vannutamisel, Trumpi küll ise ei näinud, aga käisin Mar-a-Lagos selles tema residentsis Floridas ja käisin ka Washingtonis ja see meeleolu, mis seal oli täielik vabanemise meeleolu, et hullusele on joon alla tõmmatud, sellele pöörasele vasakäärmuslikule ideoloogiale on nüüd lõpp. Ja me oleme näinud viimase kuu jooksul, et Trump tegelikult väga jõuliselt täidab oma valimislubadusi, mis on meile kõigile tegelikult annab selge signaali, et kui tahetakse, siis saab küll. Aga siis tuleb tagasi Eestisse ja siin elatakse ikkagi täiesti selles vanas reaalsusest irdunud absurdi maailmas, kus meil on sugusid 28. klassi õpilastele räägitakse, et neid on vähemalt 20. Ennast teadusministriks nimetav minister kinnitab, et täpselt nii ongi ja neid on rohkemgi veel. Ja siis lihtsalt võtad kahe käega peast kinni, et meid valitsevad sõgedad hullud inimesed, kes hävitavad normaalsust iga päev. Ja see on ükskõik millist ministrit vaatad, ükskõik millist valdkonda vaatad, et see karjub näkku iga päev, et selline ühiskonna minu meelest vastupanu võime sellele isegi vastu protestida ühel hetkel ammendub. Jah, et üks pool on see, et rullitakse seda soolideoloogiat üle ja teiseks on see, et kuidas kulutatakse ja siis ikkagi raisatakse maksumaksja raha. Ja üks siis väga tuline teema oligi veebruaris, kui 3 siis parteijuhti otsustasid 2,6 või 2,8 miljardit suunata tuuleärimeestele. Ja see tõi kaasa siis nii Yoko Alendri kui Kristen Michali umbusaldusavalduse. Et mis on selle nende ministrite umbusaldamise mõttekus? Ega siis ükski valitsuse minister ju ei oma opositsiooni usaldust algusest saadik, et ega meie ei ole hääletanud Michali ühegi ministri poolt, ametisse ei ole toetanud neid. Aga on mingid asjad, mis poliitika tegemise käigus välja tulevad või mingid asjad, mis poliitika tegemise käigus siis otsustatakse, mille peale peab opositsioon mobiliseerima ühiskondliku vastupanu või ühiskondliku sellise protesti. Ja see 2,6 miljardi üdini korruptiivse skeemi kokkuleppimine valitsuse poolt
avalikkuse selja taga ilma kõikvõimalike valetamistega, see ju oli selge kõigile, kes natukenegi asjast aru said, et see ajab elektri hinna kallimaks, see hävitab meie looduskeskkonna ära, see on korruptiivne igal juhul, see hävitab meie tööstuse ära ja avalikule tuimalt valetatakse, et nüüd me teeme teile odavamat elektrit ja võt, nüüd läheb asi paremaks. Et sellisel juhul ei saa midagi muud teha, kui tuleb see umbusaldusavaldus ära teha ja muuhulgas ka 2 või 3 erineval põhjusel. Esiteks, me käime need argumendid kõik läbi. Me toome oma kriitika välja, me toome oma faktid või omapoolse nägemuse välja, mis siis valesti on või kuidas paremini saaks teha. Ja eks siis valitsus peab vastama. Me näeme seda ju süstemaatiliselt, valitsus ei vasta tegelikult, valitsus lihtsalt räägi mingit Stratkomi jutupunkte sulle, mis on 10 korda juba ümber lükatud, 10 korda juba paljastatud valena, aga ta järgmisele küsimusele vastates ütleb jälle need samad loosungid välja. Nii et ja ei saa öelda, et sellel üldse mingit tulemust ei ole. Kui me ikkagi vaatame erakondade toetusi, siis ükskõik kui palju me usume või ei usu neid, siis ja ütleme, et me arvame, et seal on ka bluffi sees või seal nendega ka manipuleeritakse, aga isegi sellisel juhul me näeme, kuidas nendel valitsuserakondadel ju ühiskondlik toetuspind muutub järjest ahtamaks, et seal neil ei ole enam mitte midagi, mille peal seista. Ja poliitilised protsessid siiski võtavad aega, on oma viiteajaga ja oma inertsiga ja see tähendab seda, et kõikidest neist asjadest ühel hetkel on kasu. Ja muidugi tuleb ka näidata oma valijatele, et me lihtsalt ei istu siin niisama, ei käi jalga üle põlve kõlksutamas, vaid me ikkagi teemegi seda tööd, mille jaoks meid siia valiti. Et sa käisid aprillis presidendi juures ja president oli väga murelik, et eestlased on võõrdunud oma riigist, et nad ei tunne, et nad ühiskonda kuuluksid. Et see, mis sa kõik välja tulid, et on üks ju selle osa. Ja see võõrdumine on olnud väga drastiline, et me teame juba aastakümneid on olnud niimoodi, et ütleme siis vene keele rääkijad Eestis või mitte eestlased on Eesti riiki suhtuvad nagunii teatava distantsiga või et ei pea seda päris oma riigiks või ei pea seda isegi päris riigiks. Aga eestlaste jaoks on ikkagi see Eesti riik taasiseseisvumine, me ehitame ikkagi oma rahvuskodu ja see emotsionaalne seos ja see valmisolek oma riigi vigade peale ikkagi leplik olla või oma riigi valitsemise juures tehtud apsakaid andeks anda, see on päris suur eestlastel, eestlased kannatlikud inimesed, eks. Aga nüüd me näeme seda, kuidas just viimase mõne aasta jooksul, see tähendab Kaja Kallase ja Michali valitsemise ajal, on eestlased pööranud ära oma riigist ja ei tunne enam, et see on nende riik. Ja ega siin midagi üllatavat ei ole, aga me neid põhjuseid ju kõiki võime ilma igasuguse suurema teadusliku nuputamiseta välja öelda, et kui ikka see sama riik läheb avaliku arvamusega või Eesti inimeste selge tahtmisega räigelt vastuollu, kõigepealt homoseadusega, rüvetati abielu ära, siis läheb immigratsiooniteemadega, Rail Balticuga, tuuliku teemadega, maksutõusudega, lastetoetustega, nursipaludega, et järjest on asjad, automaksud, mis avaliku arvamuse vastuseis on ühene, 80%, 70% inimesi ütlevad, et ei tohi teha. Aga valitsus teeb ja midagi teha ja ühel hetkel inimesed siiski võtavad riiki ja valitsust ühe sama asjana. Ja loomulikult Eesti riik on midagi suuremat ja pikemat ja laiemat kui lihtsalt Michali valitsus. Aga kui sul on valitsus, mis seda riiki ja selles riigis olevaid, selle riigi kandjaid ehk rahvast kogu aeg maatasa tümitab ja siis veel ülbustega üle valab, siis ühel hetkel ka see riik ja selle riigi maine saab kannatada. Et sa oled käinud ka mitmed suurel kongressil ja kohtumisel Euroopas, nii Ungaris kui Londonis, ja sa puutud kokku sealsete poliitikutega. Et see kõik, mis sa kirjeldasid ja tõid välja ka, Kaja Kallase nime, et kuidas on suhtumine seal näiteks meie kõrge välisesindaja suhtes? No see on küll muster juba mõnda aega, et kui ma lähen välismaale, ükskõik kas see on Ameerika või Prantsusmaa või Inglismaa või Ungarisse lähen, ükskõik Brüsselisse lähen, siis kui kuuldakse, et ma olen Eestist, siis reaktsioon võib olla erinev. Mõned tunnevad kaasa, mõned küsivad, kas ta ongi päriselt nii hull. Aga Kaja Kallas teeb Eestile piinlikkust, teeb marki üle terve maailma.
ja noh, ikkagi tööstusvõimsusega, et see on ikka päris kohutav, et kõik teavad Kaja Kallast, kõik teavad, et ta on Eestis ja kõik lihtsalt kitkuvad juukseid või irvitavad ta üle ja noh, see on kõikehõlmav, et võib-olla siin Eestis mingisugune liberaalide mull, kus inimesed üksteisele õlale kogu aeg patsutavad Eesti eduloost ja ma ei tea millest, et nende hulgas on ettekujutus, et Kaja Kallas on mingisugune Eesti maailmakaardile pannud inimene ja teeb meile siin suurt promo, tegelikult on vastupidi, et noh, kui teatakse Kaja Kallast ja teatakse, et ta on Eestist, siis inimesed küsivad mult, et kuidas te teda välja kannatasite, kas ta oli peaministrina sama õudne, kas te teda tagasi ei tahaks. see on päris kole ja noh, ma mõtlen ka selle peale, et kui ma meenutan seda, et kui meil oli aasta tagasi erakonnas olid niisugused sisetülid ja võeti väga otseselt ja väga nagu teravalt kritiseerida seda, et mina olen erakonna esimees ja taheti erakonna esimehe vahetust teha ja ma mõtlen selle peale, et nendel rahvusvahelistel koosolekutel juba Kaja Kallase üle irvitatakse, et kui me oleksime nagu erakonnas teinud selle juhivahetuse ära, mida sooviti meile, siis meil oleks erakonnaga samamoodi olnud, et keegi ei võta tõsiselt, lihtsalt ei võta tõsiselt. Sa rääkisid, et Kaja Kallas teeb tööstusvõimlusega meile piinlikkust siis välisareenidel, aga meil on ka endal tööstusvõimekusega minister siin praegu ametis, kes on siis, eks ole, digi- ja justiitsminister Liisa Pakosta. Ka temale oli äsja umbusaldusavaldus parlamendis, mis küll kukkus läbi, aga räägi mõne sõnaga ka sellest. No ja Liisa Pakostal on hästi pikk paturegister ja ta suudab ju rumalusi suust välja ajada, kuidas isa on ema ja ema on ema ja temal on samasugused täiesti äärmuslikud ja inimvihkajalikud niisugused ideoloogilised postulaadid, mille najalt ta siis riiki valitseb oma meelest. Ja meil on palju ministreid tänases valitsuses, kes on kahjulikud ja rumalad ja käpardlikud ja Liisa Pakosta kõike seda ka on, aga ta on siin selle kõrval teistega võrreldes eriti usin. Ja nüüd on tal uus algatus ja selle algatuse nimi on siis tuua Eestisse Rootsi vange ja kõige hullemaid Rootsi vange ja need ei ole ju rootslased Ville ja Rulle. Need on ikkagi Mehmed ja Ahmed. Et need on Rootsi läbikukkunud immigratsioonipoliitika katastroofiline tagajärg, ühiskondlik selline rämps, mida nemad tahavad nüüd lahti saada ja leidsid võsaneegrid, kellele see rämps kaela määrida ja Liisa Pakosta pioneerijuhiliku uljusega tahab seda kõike teha ja sinna juurde räägib, kuidas me teenime sellega raha, ka see on vale, ei teeni raha, me maksame sellele peale, me impordime endale kõige hirmsamaid inimesi, pedofiile, narkokaubitsejaid, inimkaubitsejaid, mõrtsukaid, vägistajaid ja siis seda õigustame sellega, et aga võib-olla mõni kopikas tuleb riigikassasse, et see ei ole absoluutselt ligilähedalegi üks väärikas riik niimoodi ei tee, lihtsalt ei tee, aga see sõna otseses mõttes ju ohustab Eesti inimeste turvalisust, kahjustab Eesti inimeste julgeolekutunnet ja jälle soodustab immigratsiooni, igal juhul soodustab immigratsiooni. Nii et me jälle ja selle tausta sinna enne me juba tahtsime varem teha Pakostale umbusaldust selle pärast, mis on toimunud Pihlakodus ja Südamekodus ja need on ju kõik reformierakondlastele kuuluvad hoolekodud, kus toimub massiline, süstemaatiline, pikaajaline kuritegevus, inimesi pekstakse, inimesi vägistatakse, juhtkonnad teavad, kaebused tulevad, mitte midagi ette ei võeta, prokuratuur toru ei tõsta, et see on ka tegelikult tema järelevalve koht ja sellepärast me tegime talle umbusalduse. Tema veel kujutas ette, et tema on see kannatajakene siin. Jah, et kui sa kuulad seda, eks ole, kõike seda, et kuidas vangide toomine Lõuna-Eestisse suurendab sisejulgeolekut, kuidas maksutõusud jätavad inimestele rohkem raha kätte, siis ja päevast päeva on need nagu samasugused vastused sinu küsimustele. Et kuidas sa suudad nagu üleüldse seda mingitki debatti seal Riigikogus pidada nendega? Nendega debatti pidada ei saa. Sealt tuleb vastu täiesti ajusurnud, minu meelest tehisintellektiga loodud mingeid loosungeid, hästi tuimalt, hästi küüniliselt valetatakse, hästi küüniliselt isegi minu meelest trollitakse meid ministrite tasemel. Et see ei ole debatt. See on näkku irvitamine, et me teeme, mis me tahame, sest et me saame seda teha. Ja selles mõttes ma veel kordan üle, et meie ülesanne on näidata ka oma valijatele, et meil on parem plaan.
et meie omal ajal, kui me valitsus olime, tegime asju teistmoodi, me suudaksime jälle teha asju teistmoodi niimoodi, et Eesti inimestel hakkaks parem ja me näitame, et kõik siin Toompeal ei ole sõgedad ja ei ole Eesti vihkajad, sest võimul on meil praegu sõgedad Eesti vihkajad ja nad tuleb sealt kiiremas korras välja vahetada, aga seda ei saa teha ilma, kui ikkagi avalikkus ka ei toeta seda. Jah, et sinu sõnavõtud leiavad väga-väga suurt toetuspinna ja inimesed väga ootavad neid, nad tahavad neid kuulata, vaadata ja jagavad neid teineteisega. Ja üks sinu sõnavõtt, mis läks täiesti viraalseks, oli see, kui sa pöördusid Igor Taro poole ja ütlesid sõna otseses mõttes, mis sa temast arvad, et parlamendis käitub ta ühtemoodi ja läheb oma valijate juurde Võrru hoopis teisiti. Et kuidas sellised sõnavõtud sünnivad? Sa ei saa ju neid ometi nagu kodus pastaka paberiga ette valmistada. Ei seda mitte jah, aga 10 aastat on Riigikogus tööd tehtud ja mingi kogemus lihtsalt on. Ja on arutelusid, mis ikkagi emotsionaalselt käivitavad ja mõned arutelud tuleb rahulikult maha pidada ja tuleb ennast kogu aeg talitseda, et nüüd ei tohiks nagu ikka liiga keema minna. Aga on mõned arutelud sellised, kus minu meelest on vajalik näidata ka sellist emotsionaalset, et me ei ole siin täielikult ära uinutatud, me ei ole siin leppinud sellega, mis toimub ja see tuleb südamest, see tuleb niisama seest. Jah, et väga oluline on ikkagi valijale tuua see nagu nii puust ja punaselt ette, et ei ole toredad mehed. Ei ole toredad mehed. Sügisel on tulemas kohalikud valimised, et millise emotsiooni või mõtetega EKRE läheb nendele vastu? No meil on olukord on väga hea. Aasta tagasi olid inimesed mures, et nüüd on EKRE-ga kõik, EKRE kukub allapoole künnist ja laguneb ära. See kõik oli ilmselgelt ette valmistatud selline suurem, laiem rünnak meie erakonna püsimise vastu. Selle kõik me oleme selja taha jätnud, selle me kõik väga edukalt võitsime selle rünnaku ja täna on meil toetus kõrgem, kui oli aasta tagasi. Meil on erakonnas peaaegu igal pool on nimekirjad juba praktiliselt valmis. Meil on väga head sõnumid. Meil on ette näidata nii mõnedki poolt Eestist seda, et me oleme 4 aastat olnud vastutustundlikud kas koalitsioonis valitsejad või väga selge sõna ja selge visiooniga opositsionäärid. Ja minul on selles mõttes, ma lähen kindlalt rahuliku meelega sügisestele valimistele vastu, kindlasti mõnel pool parandame tulemust, võib-olla mõnel pool ka natukene läheb kehvemini kui eelmine kord, aga üleüldine pilt on meil hea ja ega siin muud ei olegi. Ega parteid saavad töötada ainult siis, kui rahvas toetab. Kui sügisel on inimestel võimalik jälle valida, siis nad peavad otsustama, kas nad kuulavad neid valesid, mida neile räägitakse, need samad inimesed, kes tegid automaksu, need samad inimesed, kes tõstsid maamaksu, need samad inimesed, kes on käibemakse tõstnud ja võtnud ära lastetoetused, et kas nende inimeste lubadused maksavad midagi või mitte, või anda hääl ikkagi neile, kes on seisnud inimeste huvide eest ja Eesti huvide eest kogu selle aja, on hoiatanud ette, on näidanud ära, mis probleemid tulevad, kui neid asju teha, mida meil valitsus teeb, et meil on alati õigus olnud ja mina arvan, et inimesed võiksid toetada meid.